Tere kõigile, mina on siis Anneli, elukutseline tarolugeja ja vaatame siis, et mis see nädal meile toob. Esiteks siis inimesi tuuakse tiimitöö lainele, isegi kui ideed tunduvad hullumeelsed, totakad, siis ikkagi kutsutakse üles usaldama seda, et see külluse energia meie kõigi jaoks olemas. Kui me oleme selles juba praegu, siis see on osa meist ja teised ei saa see siis olla, kui sa mõistad. Ja siin on see külluse ja rahalise edu energia, eriti mis hoiab inimesi praegu tagasi, sellest on see süütunne, see selline suguvõsale tavaliselt kuuluv muster, et kui kõik on olnud vaesed ja üllad näiteks, et siis mina pean samasugune olema, sest kui ma ei ole, kui ma olen rikas, siis ma järelikult ei ole üllas, kui ma annan kõik oma hinge tagant ära, siis ma järelikult olen isekas. Aga kas see peab nii olema? Et tasub neid mustreid nüüd ümber mõtestada erinevate tööriistadega, kui sul on abi vaja, ole teada, teen ka ise neid tervendusi ja olen isegi sellest läbi tulnud. Ja kui inimene ei suuda siis tõesti 2 jalaga maa peale jääda ja seda küllust endale luua, sest selle nimel peab ikkagi pingutama, ei saa lihtsalt jääda manifesteerima või ma ei tea, lootma, et nüüd mustrid ise muutuvad, et siis tekib selline pisut eemale vaatamise hetk, et ei taha nagu asjale silma vaadata. Siis hakkavad igasugused triksteri mängud meiega pihta. Et tasub nüüd tõesti vaadata otsa oma rahamustritele ja mõelda sellele, et mis aitaks sul paremini luua balansi oma elus erinevate elualade ja ka iseenda sees, et siis on sul vähem väsimust ja rohkem rõõmu ja mida rohkem on sul rõõmu, seda vähem oled sa kontrollitud igasugustest triksteri mängudest ja iseenda kahtlustest, kõhklustest ja kahe vahel olekust, et siin see kaarik kisub kahes suunas, kui sa ei ole fokusseeritud. Et see ära otsustamine on parem kui kahe vahel olek. Isegi kui see on vale otsus, vähemalt saad siis pärast teisiti otsustada, aga vähemalt mingi otsuse tegid ära. Nii et katsu sel nädalal hästi palju otsuseid teha, kui sa oled kahe vahel olnud ja see aitab sul edasi liikuda. Et igasugune selline, et ma ei tea, millele pühenduda, kas pühenduda, kuidas pühenduda, siis usalda seda, et mis lubab sulle olla autentne. See ei ole siis miski, mis paneb sind tundma sellist tunnet, et ma olen rahulolematu, ma ei tea, kas see ikka on minu jaoks, et kui sa saad olla autentne, siis on su sees sügaval selline sisemine rahu. Autentsus ja sisemine rahu käivad käsikäes. Kui sa oled kogu aeg väsinud, emotsioonid käivad pilla-palla, see näitab, et see tegelikult ei ole autentne. Ja see maski kaasas kandmine on see, mis väsitab. Kui sa tunned, et võib-olla sa kipud tegema sellist viisakus, ma ei tea, naeratamist, keep smiling, nagu ameeriklased teevad või oled ühes seltskonnas selline, teises seltskonnas selline ja ei ole päris kindel, kes sa siis päriselt oled, siis soovitan teha sellist harjutust biosensoorsest psühholoogiast, et kui sa oled inimeste seas, siis proovid oma näo lõdvestada ja hingad läbi oma näo. Mis siis tähendab on see, et universumi valguseks on igal pool meie ümber, meie aatomid, meie energeetilised osakesed on kogu aeg ühenduses sellega ja läbi meie näo siis toimib ka energiavahetus universumi endaga ja kui sa nüüd hingad läbi näo, sa räägid näiteks kellegagi, samal ajal hingad läbi oma näo, siis su nägu lõdvestub, see mask sulab, visualiseerisid universumi valgust läbi oma näo osakeste edasi-tagasi liikumas nagu lained, sa oled osa sellest, las see mask sulab sellesse valgusesse lihtsalt ära. Ja niimoodi keskendu, harjuta iga kord, kui sa oled inimestega koos ja vaata, mis juhtuma hakkab, sest me kõik anname mingid maske. Oleme näiteks tööintervjuul, on mingi selline, ma olen nüüd väga viisakas, ma ei näita neile, kui palju mulle nalja teha meeldib või ma ei näita neile, kui hirmul ma praegu olen, see on ka juba mask. Parimad intervjuud, parimad inimestega ühendumised tekivad ju siis, kui sa oled autentne. Nii et sulata see mask ära ja usu mind, asjad jooksevad palju paremini, ka tööalaselt. Sest keegi ei taha tegeleda kellegagi, kes kannab maski ja me kõik kipume seda tegema. Et see on selline üksik tunne, selles mõttes, et olla julge, sest kui sa mõtled nüüd edukatele inimestele, on ta siis korvpallur või mingi ärihai, mis teda eristab teistest konkurentidest, on see, et ta on autentne. Isegi kui ta ei ole hea inimene, et ta on ikkagi autentne, ta ei varja seda, et ma olengi ärihai. So what?
et see autentsus on tegelikult kõrgem vibratsioon ja tõmbab teisi ligi, sest see on magnetiline. Seda on vähe. Nii et astu oma autentsusesse. Kui sa tahad abi, jällegi, anna teada, olen olemas. Nii, vaatame edasi. Sel nädalal suhetes väga olulised on koduteemad, ka ema teemad siin tulevad esile, kus iganes tunned ennast siis koduselt, kas tõesti siis oma ema kodus või enda oma kodus või otsid endale uut kodu, aga see on hästi oluline, et siis sellega käib kaasas õnnetunne, et kodust aega nautida ja vähem panna fookus võib-olla praktilistele asjadele see nädal, et pigem, mis see tähendab? Pigem siis tõesti nautida aega kodus oma lähedastega ja kui on miskid teemad, mis tekitavad segadust või sellist kohtumõistmist kahe inimese või mitme inimese vahel, siis tasub tõesti saata sõnumeid, klaarida need asjad ära, et see paneb loovuse taas liikuma ja sellise suhtlemise samamoodi. Et see on hästi oluline, et ei hoiaks vaka all, vaid tõesti ühenduks. Näitabki, et see selline kohtumõistmine, näiteks ma mõistan enda üle kohut, kas ma ütlesin midagi valesti, äkki see teine inimene haavus, aga küsi siis ta käest. Äkki tema perspektiivist ei olnud midagi hullu või mõistad kellegi üle kohut, et mis ta mulle nii ütles, aga küsi siis, miks sa mulle nii ütlesid. Et siis aitab sellel kohtumõistmise energial sulanduda ja muutuda loovuseks, tegelikult see on inspireeriv, kui inimesed saavad ju sügavuti ühenduda, et siis see ärevus kaob ära ja on vähemalt selgus. Et siin näitabki, et see paigalt seis siis kaob justkui ja asendub sellise rahuliku diplomaatilise energiaga, et on selline kindlustunne suhetes ja julgus enda eest seista, olla sina ise, näidata, millest sa oled hea ja vastu võtta kriitikat, isegi kui see on nii ja vajalik, et see kindlasti aitab kaasa. Samamoodi, kui on olnud mingid vanad südamevalud, mis siiamaani on sul hingel, eriti viha näol, et siis too nendele valgus ja räägi neist, et selle asemel, et ennast ära peita, luba sellel transformatsioonil siis juhtuda, kui sa oma lähedastega räägid. Usalda seda, et sellest sünnib midagi paremat, kas või ainult sinu enda jaoks, et saad sellest vihast lahti lasta, aga see aitab sind autentsema energiani ja kõik see loovus, mis on sinu sees olnud, see oma loo rääkimine, tegelikult saab ka siis edasi liikuda ja sa ei tunne ennast enam nagu keegi, kes istub kuskil nurgas oma ette, vaatab, põrnitseb pahaselt, vaid sa lihtsalt oledki aus ja jagad oma lugu. Sel nädalal tõesti siis väldi valetamist, isegi kui see tähendab seda, et see tundub sulle ebaõiglane, näiteks ma küsin kellelgi liiga palju või mis iganes see on, siis autentsus on parim meetod sel nädalal vähemalt, kui mitte alati. Et see ei aita teie suhtele kaasa, selle teise inimesega, see ei aita äridele kaasa praegu, et see pigem õpetab inimestele olema mitte aus, olema mitte usaldavas suhtes ja üksteisele mitte tuginema ja see ei aita asjadele kaasa. Et julge olla aus ja autentne. Eriti just, kui sa tunned ennast kõrvale jäetuna romantilises mõttes või selles mõttes, et sinu lugu ei kuulata, ei nähta ja võib-olla ka kodus eriti ei panda sind tähele, siis praegu on eriti soodne aeg see kodune õhkkond luua väga mõnusaks, meeldivaks koduseks. Ja kui sul ka ei ole kedagi kodus, siis loo see ise endale mõnusaks. Räägi ise endale lugu, võtta see linti võib-olla tulevastele põlvedele või sõpradele või mis iganes on, et usalda oma intuitsiooni, millest on sul vaja rääkida ja väljenda seda. Vallalistel sel nädalal ka samamoodi, kui miski tekitab sus viha, et sa ei saa kellegagi koos särada või miski takistab seda, et siis väljenda seda, ära hoia seda kurbust ja sellist viha just eriti vakal, et ava ennast, sest siis saab ainult armastus voolata, kui sa oled algusest peale aus. Sa lood selle baasi igale suhtele, kui sa kedagi kohtad ju kohe algusest peale. Nii et luba siis sellel baasil olla rajatud aususele tõesti. Ja eriti hea viis kuidagi kellegagi ühendada sel nädalal on see, et rääkides sõltuvustest ja varipoolest, et kuidas keegi sellest edasi liikus, mis aitas tal oma elu enda kätesse võtta, mis aitas tal saavutada staatuse, kus ta on ekspert, ta on edukas, ta teeb hästi või võib-olla ka ausalt öelda, millega ta veel maadleb. Et selline aus väljendus, oma varjukülgede avamine
oma kaartide avamine kohe algusest ju loob sellise mõnusa pinnase, kus ei ole vaja midagi karta ja muretseda, et nüüd inimene saab mu varjukülgedele pihta, kas ma veel talle meeldin. Väga lagedale. Siis on kohe algusest peale teada, kas ta suudab seda välja kannatada või mitte, mis siin aega raisata. Aga inimeste tempod on erinevad, katsun sellest aru saada, et usalda seda stabiilsust. Kui sa oled 2 jalaga maa peal, räägid endast ausalt, oma kogemustest ausalt, siis tegelikult see vundament on tugev. Jalad maa peal, ei ole kuskil pilvedes mingisugune, näiline perfektsionism või selline armulugu, mis on roosadele prillidele rajatud. Et siis tõesti ära vaata kõrvale, vaid räägi ausalt. Eriti just tööalaselt või tööalastest asjadest rääkimine aitab leida uusi tutvusi. See võib viidata ka lihtsalt sellele, et jagada oma kogemust, et milles sa oled heaks saanud läbi oma varjukülgede seljatamise, aga selline energia, et ma olen milleski hea, ma oskan seda hästi ja siis ma jagan seda. See on nüüd olemas, et see on, mis toob uusi tutvusi, nii et usalda seda ja jaga oma lugu tõesti. See nädal on hea aeg minna mingisuguseid lõbusaid asju tegema, isegi kui sa oled väsinud, siis vahest on see, kui sa lähed midagi lõbusat tegema, siis energia kuidagi täidab sind tegelikult. Nii et ära siis karda tõesti, ma ei tea, käia spaas, siin näitab füüsilist nautimist, hea söög, head kohad, hea muusika, mis iganes on, et siis isegi kui see nõuab rahalist ressurssi, usu, et see tuleb tagasi. Sest kui sa midagi väga naudid, siis see loob sellise mõnusa energia, mis tõmbab enda poole sellist küllust ja avarust ja rõõmu. Ja kui sa siis tunned sellist süütunnet ja kurbust, et ma panin nii palju raha hakkama, kas ma ikka väärisin seda, muidugi väärid, mis mõttes, mis küsimus see on. Et kui sa elad reaalsuses, kus sa väärid seda, siis tuleb sinu juurde rohkem seda, mida sa väärid. Mõistad? Et kui see on see, mida sa tahad ja sa üritad endal saada seda, mida sa tahad, siis ka praktiline maailm kohandab ennast sinu järgi. Ja sina, see on nagu kanali valimine, klõps, ma valin selle kanali, see on nüüd minu reaalsus siin toas, ma näen seda teleka pilti ja mu maailm siis kohandab ennast selle ümber. Ja siis, kui sa vaatad õudusfilmi näiteks, siis hakkab igalt poolt kostma krõpse, kahinat, sest see on õudusfilmi sagedus ja õudsed asjad hakkavad juhtuma. Kui sa vaatad komöödiat, siis hakkavad rõõmsad asjad juhtuma, sest sina naerad, võib-olla naaber kuuleb, et sa naerab ka sulle aknast või tuleb pärast, teeb sulle mingit nalja. Ühesõnaga see sinu energia kandub edasi ja loob seda maailma sinu ümber. Nii et proovi ära, mis on see sagedus, milles sa elada tahad, mis sa päriselt tahad. Lihtsalt tuba endal seda nautida. Ega asjad ei pea alati ka kallid olema, vähe aga parimat, nagu siin targad on öelnud. Rahaasjades tuleb esile mingi selline asi, et ei taha tekitada situatsioone, kus võib olla konflikte, ei taha abi küsida ja varasem abi küsimine lõppes kuidagi kehvasti siin, ma näen, et selline püüdlus ka finantside kohta rohkem õppida, ikkagi tekitab sellist ebapiisavuse tunnet, just ka abitust, et nojatu siis teistele inimestele selles mõttes, et aruta nendega, räägi nendega oma plaanidest, oma kirgedest, oma mõtetest, oma suunast ja las nad tuletavad sulle meelde, milles sa oled hea, mida sa võiksid veel õppida, võib-olla neil on sulle mõni tarkustera, et sa ei pea seda ebakindlat kohta üksi läbi tegema, kus sa tunned, et ma ei suuda, ma ei oska, ma ei taha. Üksi ongi keeruline ja kui see midagi uut sinu jaoks. Isegi kui see ei ole midagi uut sinu jaoks, aga sul on palju vastutust õlgadel, siis ikkagi tasub seda jagada. Et see ei tee sinust kedagi, kes ei oska rahaga ümber käia või kes ei tea, mida tahab või kes on siis kuidagi põrunud selles, vaid lihtsalt tegelikult kui sa jääd rahulikuks ja arutled asjad üle, see näitab sinu tarkust tegelikult. Sest igal juhil on ju tegelikult nõuandjad. Et üksinda kõike näha, kõike märgata on keeruline, aga üksteisel nõuandmine on hea, nii et äriauditid, ma ei tea, äriplaani mingisugused koostegemise workshopid sõpradega, perega, miks mitte.
et mitu pead on ikka mitu pead, nagu öeldakse, et märkad rohkem asju. Näitab siin just, et koduste inimestega rohkem oma asjade jagamine sel nädalal. Senimaani kogu aeg tulnud sellist nõuannet, et ära jaga lähedastega, kes sind ei mõista, aga praegu on kuidagi koduste inimestega tasub tõesti proovida oma asju jagada. Et see ühendab ja kuidagi avab asju. Katsu siis üleüldse jääda diplomaatiliseks igas hetkes, et sina tead, mida sa teed ja miks. Et kui keegi tõesti seda siis vastu võtta või selle üle kohut mõistab, et siis on okei see, et sa võid selle juurest lihtsalt minema kõndida. Sest sa ei pea vastu võtma seda, et keegi sind ei mõista, ei tahagi sind mõista. Et sa tunned seal ise ära ka vähemalt omalt poolt, kui sa proovidki siis millestki rääkida, et siis suudad sellest hirmust üle olla, siis juba see loob sinu jaoks uut reaalsust. Et sa seisad selles väes, kes sa päriselt oled. Sa ei tee ennast väiksemaks, sa ei suru ennast alla, vaid oled sa juht ise enda elus. Sina juhid oma elu, oma reaalsust ja nii on. Teised võid sellega kaasa tulla või mitte, see on juba nende vastutus ja nende valik, aga sina vähemalt tead, kes sa oled. Ühesõnaga kokkuvõtteks sel nädalal siis, kui sa tunned, et miski ei luba sul tõele ja oma suunal otsa vaadata, tahad kogu aeg oma müüre ette panna, ei tunne ennast piisavana, tunned ennast abituna, siis luba oma intuitsioonil särada ja julge sellest üksilduse energiast välja astuda ja tõesti siis vaadata selles suunas, mida sa päriselt tahad ja jagada, et mis on sinu head ideed, mis ka kollektiivi aitaksid. Ja kui millegi õppimine tekitab su stressi, see stressikaart, siis ikkagi jaga seda tundmust, anna teada, kuidas sa saaksid luua endas selle selguse, et midagi ära valida, et see on minu jaoks, ei ole minu jaoks, see, mis ma õpin, see, millega ma tegelen, et see on päriselt minu südame tee, et ole autentne. Ja kui sa ei tea, mis on autentne minu jaoks, siis süüvi sellesse, viska vanad kaardid nurka, alusta uutega, sisemine balanss. Et tasakaal keha, vaimu ja hinge vahel annab sulle märku sellest, et sa oled autentses seisundis tegelikult. Ja kui sa mediteerid või tantsid või teed midagi, millest sa ennast unustad, siis tegelikult selles hetkes oled sa ju autentne. Sa ei mõtle kahtlustele, kõhklustele, ebakindlustele, sa lihtsalt oled. Ja see oledki autentne sina. Nii et tuleta see tunne meelde, mis tunne on see autentsus, see voolavus, see lahkus iseenda universumi vastu, see südameavatus. Ja kanna seda endaga kaasas. Ja hetkedel, kus sa kahtled, siis jällegi mine selle tunde sisse või tee siis seda, mida sa tõesti armastad ja siis sa leiad enda autentse mina. Ja kõik, mis on olnud seisakas ja eriti lähedastega seoses, siis see autentsus tegelikult aitab nüüd suhtlusele ka kaasa. Nii et head sellist oma sisemise vastupanu ületamist, et tõesti, kui sul on see, et ma ei taha sellega tegeleda, siis usalda seda, et see autentsust loob su elu stabiilsust, avab uusi uksi. Et uued tuuled puhuvad, julge olla sina ise. Kui sul on sellega mingeid keerukusi või tahad millegi muu kohta küsida, siis saada mulle meil onleidirik@gmail.com ja saame aja kokku leppida. Aga igal juhul ole õnnistatud ja ilusat nädala jätku.